Teate, ärge veel ära minge, sellepärast, et päev on küll noor, aga me läheme juba pidulikuks. Ja teie osalus sellel pidulikul hetkel on ülioluline, sest juba 5. aastat anname me välja väga olulisi auhindu. Nimelt on toimunud reaalaja majanduse edendamise teaduspreemiate konkurss ja parimaid hakkame me nüüd au tasustama. Ja see on preemia, mille eesmärk on tunnustada tõesti siis silmapaistvaid uurimistöid ja innustada teadlasi tegelema selle valdkonnaga, mis Eesti majandust aitab päriselt edasi viia. Head teadlased, kes te siin viibite saalis, kui te kuulete oma nime, siis te teate, et on aeg tulla siia lavale, saate suruda kätt, saate preemia, saate diplomi, teeme koos pilti ja ärge veel kohe tagasi sinna istuma minge. Ma tahaks ikkagi teada saada ka, mille eest te selle preemia saite, millega te siis tegelesite. Teeme sellised lühiintervjuud siin laval kohe ära. Niisiis, uurimistööde kategoorias, daamid ja härrad, annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium reaalaja majanduse teaduspreemiad välja järgmistele osalejatele. Uurimistöö, ettevõtete roll maapiirkondade digitaalses innovatsioonis Võru maakonna näitel. Preemia summaks on 1000 eurot ja töö autoriks koos teie aplausiga tuleb lavale Agnes Rosenberg Tartu Ülikoolist ja teda juhendasid Kadri Leetmaa ja Ingmar Pastak. Palju õnne! Palju õnne, Agnes! No te uurisite Võru ettevõtjaid, kuidas nemad digiinnovatsiooni panustavad. Kas tuli ka üllatavaid järeldusi, mis ennast šokeeris? Midagi päris šokeerivat ei olnud, aga mul oli hea meel kuulda, et juba avaettekandes räägiti nendest samadest asjadest, mida mu uurimustööga kinnitas, et ettevõtjad on küll valmis täitma igasuguseid aruandeid, nad saavad ise väga palju kasu automatiseerimisest ja selle monitoorimisest, aga siiski on probleemiks ka see, et võib-olla aruandlus on liiga keeruline ja see mõnes kohas on demotiveeriv, kui peab väga palju aru andma riigile näiteks toetusmeetmete kohta, kuidas ja mida kasutatakse. Milline see muudatus siis võib-olla aitaks ettevõtjate elu kergemaks teha? Kas tehti ka selliseid konkreetseid ülestunnistusi, mida siin võib-olla saalis on mõned ametnikud, eks ju, mida nagu kohe arvesse võtta seal Võrumaa näitel? Sooviti vahetumat suhtlust ka just kohalikul tasandil valla või linnaga näiteks. No loodame, et valla ja linna inimesed võtavad kuulda. Palju õnne, aitäh! Nüüd aga on mul hea meel paluda lavale järgmise uurimistöö autor. See on uurimistöö, mille pealkiri on järgmine. Turba väärindamine mitteväärismetall katalüsaator materjalideks ning nende füüsikaline ja elektrokeemiline karakteriseerimine. Preemia summaks on 2000 eurot, ainuüksi juba pealkirja väljahääldamise eest võtan 5%. Töö autoriks on Siim Lukas Lokotar Tartu Ülikoolist ja juhendajaks Ruta Jääger. Siim, palju õnne. Ilmselgelt tegeled sa valdkonnaga, milles orienteerumine on tänasel päevajuhil keeruline, aga aita mul mõista, kus sellist materjali tulevikus võiks vaja olla ja miks see Eesti jaoks oluline on? Ma vastaks kõigepealt sellele küsimuse teisele poolele, et olulisus peitub selles turbas. Meil Eestis on seda väga palju ja ma väga ei kasuta seda, aga see on ideaalne süsinikuallikas, mida saab kasutada kõrgtehnoloogilisteks materjalideks. No praegu läheb see Hollandi kasvuhoonetesse, et seal kasvatada lilli.
jah, aga kui kasutada selliseid protsesse, et see ei ole lihtsalt turvas, vaid seda modifitseerida, siis seda saab rakendada nagu selles töös sünteesitud ja mõõdetud materjalid. Kui me praegu vaatame, et on need Toyota Miraid, mis ringi sõidavad, vesinikuautod, siis seda sama turvast koos nende teiste mitteväärismetallidega saab kasutada ka sarnastes vesiniku kütuselementide rakendustes. Toyota powered by turvas. Miks ka mitte, et see on uus valdkond, uus teema, et vajab veel uurimisi, aga see töö tõestab seda, et see on võimalik ja me saame kasutada Eestis pärit toorainet. Muljetavaldav, Siim. Palju õnne, aitäh sulle! Järgmine uurimistöö, mida autasustame, tuleb Maaülikoolist. Me autasustame teda 3000 eurose preemiaga ja töö autoriks on Artur Heimola. Ja see võttis fookusesse metsamuutuste tuvastamise ja analüüsi Saarde vallas, keskendudes lageraiele Maa- ja Ruumiameti andmete põhjal aastatel 2019–2021. Juhendaja on Anne Kull. Palju õnne! Palju õnne. No teie võrdlesite siis metsaandmete, metsamuutuste tuvastamist, ma saan aru, erinevate andmeallikate vahel. Kui täpsed ja usaldusväärsed need meie metsaandmed siis tegelikult on? No reaalsus on see, et me ei tea reaalselt, mis meie metsas toimub reaalajas. No võt. See oli üks asi, mida ma üritasin enda töös välja tuua, et reaalsuses on ka meil vahendeid, millega seda teha, aga need vahendid on kõik kallid, seal on väga keerulised töötlusprotsessid, et hetkel kõik, mis me teame, on põhimõtteliselt hinnangud, et midagi täpselt me ei tea. Kuidas ikkagi täpsemaks see ajada? Anna 2 soovitust. Tehnoloogiate areng, ehk siis mina kasutasin Maa- ja Ruumiameti siis metsamuutuste teenust, mis põhineb siis lidari andmetel. See on üks variant, aga see on ääretult kallis. Kasutasin seal ka satelliidipilte, mille põhjal saab väga palju teha, aga seal on jällegi omad piirangud, et kui täpne see on, mis see piksli suurus on, ehk siis mis see resolutsioon seal on, et kui palju me sealt päriselt näeme. Ja ma arvan, et seda tuleks edasi arendada, seda juba Eestis tehakse ja ma loodan, et see toob ka meile tulemusi. Ma väga loodan, et see preemia inspireerib sind edasi uurima, neid mõõdikuid täpsemaks kalibreerima. Palju õnne, aitäh sulle! Uurimistöö. Tallinna kiirabi mobiilirakenduse arendamine kriitiliste juhendite ja protokollide kättesaadavuse parandamiseks on järgmine, mis saab preemia. Preemia summaks on 4000 eurot ja selle töö autoriteks on Fiona Eliis Protas, Ksenia Jarmuhamedova ja Elena Bogdanova Tallinna Tehnikaülikoolist ning juhendajaks on William Puusepp ja Karl-Erik Karu. Palju õnne. No kui me siin nägime selle Eesti veokijuhi meeleheitlikku pilku selle paberikuhjaga, kas siis kiirabitöötajad enne teie äpi leiutamist käisid samasuguse paberipatakaga ringi ja mõtlesid, mida küll teha selle inimesega, kes kiirabi kutsus? Võib-olla päris nii see ei olnud, et neil mingid teadmised ikkagist on, kuid
Jah, võib tõdeda, et kõik nende siis juhendid, protokollid tegelikult olid kättesaadavad kas siis paberkujul või siis mingisuguses allalaetavas PDF-is kuskil suvalises telefoni kaustas, mis neil võib-olla juhuslikult siis oli leida. Et tegelikult sellist ühtset kohta, kus oleks kõik vajalik olemas, et seda neil ei olnud. Mis edasiarendus sellest äpist olla võiks? Nüüd on see, ma saan aru, lihtsalt PDF kolinud telefoni, aga mida veel teha annaks? Olete mõelnud ka, ma ei tea, doktoritöö raamistiku peale juba, kuhu võiks edasi minna? Ja me mõtlesime rakendada tehisintellekti selle rakendusse sisse, et näiteks kirjabitöötajad saaksid õppida nende juhendite järgi. Ja tehisintellekt teeb näiteks küsimusi ja nad saavad vastata. Kas ühel hetkel seda kiirabitöötajat sinna on vaja või võiks selle tehisaru kuidagi saata tööle niisama? Sellele ei pea vastama sellele küsimusele, kui te ei taha, aga no kui on mõni hea nali, millega vastata, siis võite vastata. Vastus on, et ei, et ikkagi on seda töötajat vaja ja just see inimese kontakt on kõige tähtsam selle juures. Seda ma kahtlustasingi. Palju õnne, aitäh teile! Teadusartiklite kategoorias andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium reaalaja majanduse teaduspreemia ja selle jutu pean ma rääkima teile inglise keeles, sest see inimene, kes selle preemia saab, kirjutas selle töö ja ka räägib inglise keelt. The research paper Real-Time Economy, a New Frontier in Business and Economic Growth, and the award amount is €5,000. The author of the work is Art Alishani from the Johan Skytte Institute of Political Studies at the University of Tartu, and co-authors are Maarja Olesk, Ralf Martin Soe, Tarmo Kadak and Robert Grimmer. Congratulations! Congratulations once again. Now, when you look back at all the research that you went through, what was the one shocking revelation for you that you understood that, okay, now this is something special, this is something I need to highlight? Well, thank you very much. Well, we went through literature several times, and one of the most shocking revelations was actually how fragmented the whole research landscape is, and this is what we try to do. So we try to actually look into literature and see what are the main ideas, zoom in some of the ideas, and also a bit zoom out to see the bigger picture. And then by doing so, we managed to create this model in a way to put all the discussions together that are, let's say, more prevalent in literature, and then at the same time actually show a way forward actually, and in a way also kind of promote this concept, set up a research agenda so that all others that want to continue their research in this field actually can take a look at the paper, which to a certain degree also provides an Estonian perspective. And then to the topic of real-time economy, and take a look at this paper actually, and then find their way within the topic. Well, thank you very much. I hope this work continues, and perhaps you can build a real-time economy translator that synthesizes all the knowledge out there into one common, very basic understanding for all the policymakers, entrepreneurs, and, well, journalists like myself to better understand the field. Well, thank you very much. That was, to a certain degree, also one part of the paper, right? So we also provide this, let's say, what we call an extended or an overarching definition, where we try to put all these perspectives, the policymaker perspective, the researcher perspective, but also we try to actually use a language in a way that everyone understands, so that it's not only limited to people who are working in the topic, but it's a bit broader, so others can find themselves in, and also to a degree put the research in the topics actually, like accounting, auditing, etc., put under the umbrella of real-time economy. Are there also pictures? Pictures, yes, we have a model. Wonderful. That makes it so much easier for me. Thank you so much.
Suur tänu veel kord kõigile, kes te olete reaalaja majandust uurinud, kirjutanud olulisi teadustöid ja parimad teist tõepoolest on väärinud preemiat, aplausi ja igikestvat tänu. Aitäh ka minu headele abilistele siin laval nende preemiate välja andmise ja jagamise eest.